Christopher Raever, nüüdseks on siis avalik saladus, mismoodi ristumine peadega teistmoodi välja näeb. See pani sulle ikkagi tegelikult väga raske koorma luua selline roll, nagu Tätte Jaan ei ole kirjutanud. Ta allus väga hästi sellele vanusevahe muudatusele, mis me tegime, nii et tegelikult seal seda probleemi ei tekkinud, et Gerdal oli see mõte tükk aega, et teha see noorema inimesega, kui Jaanil see kirjutatud on, ja teksti ei pidanud väga muutma ja ainult mõnda suhtekohta tegelikult, nii et selles mõttes ta ei olnud vaev, et ta allus nagu ise. Kersti Tombak mängis nii-öelda siis seda vasturolli. Jah, seda, kellesse ma armun. Mis on selle asja juures hästi tore ja mis jäi praegu niimoodi kuidagi, jättis pika etendus hästi särtsuks, oli see huumor, mis selles asjas sees oli. Kõik teavad filmi, ilmselt kõige rohkem teatakse filmi. Film on natukene teistsugune. Kas sa meelega vältisid filmi? Ja ma ei armasta neid väga vaadata, kui ei kästa just. Et ma ei vaadanud seda filmi, ma ei ole näinud seda filmi, ma olen sellest katkendeid näinud. Ja ma ei ole ka ühtegi lavastust varem näinud ja mulle see väga meeldis, sest lavastaja Gerda Kordemetsal oli mõte ikkagi, et teha see just nimelt natuke teistmoodi selle nooremaga ja võib-olla, et ta ei mõjuks nii ohtlikuna ka ja siis ma ei tahtnud neid teisi vanu häid näitlejaid nagu sinna ette vaadata, et siis on iga enda reaktsioon tundub, et nüüd võtsin kellegi pealt. Et ma üldse ei vaata tegelikult neid filme ja asju, igasugused neid šleppe ja asju endaga ei vea, et ma kunagi ei tea, mis varem tehtud on. Kas see tüüp, keda me täna nägime, see natukene ekstsentriline ja selline aktiivne ja ootamatu tüüp, kas see on olemas Jaan Tätte tekstis, oli see olemas Gerda Kordemetsa peas või sündis see laval? Kõik kokku Jaani tekstis, Gerda peas, minu peas ja mu partnerite peas ja prooviprotsess. Aga ta ilmselgelt ta sisaldab nagu teatud absurdi huumori kohti, samal ajal klassikaline draama, ta vahetab žanri minu meelest, Jaan, ja võib-olla ka meelega, vahepeal on täiesti tõsine ja adekvaatne teater ja siis on nagu see kuju on täiesti pöörane või trikster või üliarmunud või ühesõnaga mingid asjad temaga toimuvad või pole teda ka üldse olemas. Ja seal on nagu hästi palju suundi ja hüppadki registrisse ja siis lõpuks tundus, et paari registri vahel hüpates on äkki nagu kuidagi see kuju siis olemas. Ma vahepeal olen lihtsalt Christopher ka laval, et ta väga hull ei oleks. Milline see meetod selle asja tegemiseks oli? Kas selline, et vahetasid ka ise need tüpaažid oma peas välja või kuskil peas elas tegelikult mingisugune stabiilne tegelane, kelle väljendused olid sellised väga ootamatud erinevad, triksterlikud? Ei, ma peas ette ei mõtle. Mul on vaja partnerit, lava ja proovi. Ja siis kõik, mis sünnib seal ja siis ma pärast mõtlen, mis ma tegin. Aga ette ma ei oska midagi väga mõelda. Selle koha pealt ma olen nagu, ma võin mõelda, aga need ei ole kõige paremad mõtted, et mul on see järelmõtlemine alati, mis sai proovis tehtud ja mis jääb. Nii et ta sündis ikkagi nagu tehes. Kui sa sunnid ennast suhestuma laval proovis, siis tulevad asjad, ma ei oska seda nagu väga mõelda niimoodi. Vaata, et hulk oli poetanud ennast ka Laine Mägi, mis ta ütles pärast? Laine on minul Draamateatri kolleeg ja me oleme palju koos mänginud, palju, aga minu noore ea kohta ikkagi nii mitmeski tükis, et tänas ja kiitis ja embasime. Et mul oli väga tore, sest üks teine Draamateatri hääl on veel siin tükis alguses, siis oli Laine ka kohe seal istus ja mul oli selline. Tegemist on Jäneda Pulliteatri ajaloos kahtlemata teatrialise õnnestumisega, seda kohe öelda pärast juba esietendust. Kas see oli selge ka täna enne lavale minekut, et on nii? Aitäh, et te nii ütlete, me ei ole väga publikule mänginud, nii et mul ei ole sellist mingit tagasisidet. Aga enesetunnetus, et sai paika, läks õigeks. Ma pean teda lihtsalt mängima, ma ei saa nagu seda, ütleme kodus niimoodi peas keerutada, et sa võid ja võid, aga lõpuks on vaja nagu lava aega, et jah, meil kiireks kindlasti ei läinud, et Gerda armastas palju läbimänge teha, me saime nagu seda võhma ja tekstikindlust nagu kõvasti harjutada, nii et jah, mingi kindlus oli, aga see iialgi ju ei tea, kuhu publik teda suunab, sest publik ikkagi teeb väga suure osa, et seda me ei osanud nagu ette aimata. Õnneks oli see esietendus ja etendused tulevad nüüd järjest veel, nii et aitäh kogu trupile selle eest, et nii tore asi on sündinud ja palju head publikut. Aitäh!